ma arvan, et hakkame siis meie ikkagi nagu otsast oma tunniga pihta ja kuna meil on uusi inimesi, et siis teeme jälle vähemasti sellise ülikooli õppejõududest osade siis sellise tutvustusringi ja samal ajal, kuna meil ei ole mitte ettekanded, vaid meil on kogemus, et siis kõik, mida meie võib-olla ees teeme, et tehke teie palun chatis järgi. Aga mina olen siis Jaanika Leoste, õpperobootika noorem teadur, selle moderaator ja räägin siis enda kohta sellise ühe äpardusloo, mis mul on olnud viimase nädala jooksul seoses veebiõppega ja ei ole olnud tehniline äpardus, et siis teised õppejõud, et võtke siis sõnasabast kinni, et ootan teie äpardust ka. Et minul oli siis selline lugu, et neljapäeval oli robootikakoolitus lasteaiaõpetajatega ja olime saatnud siis 3 või 4 päeva varem robotid teele õppijatele ja siis tuli välja, et paki toimetamise ülekoormuse tõttu jõudsid osadele Tallinna inimestele robotid siis selle õppepäeva lõpuks. Nii, aga Larissa, mis on sul pakkuda? Mul ei ole selliseid põnevaid ämbreid juhtunud, aga et ma olen ühe oma nõrkuse sõelunud välja, et mulle tegelikult väga meeldib selline häälestustegevus ja siis nagu Urmas rääkis, et ma tulen ka enne kohale ja siis, kui keegi tuleb sinna ka enne kohale, et siis me jääme, unustame ennast rääkima, et siis et ma nagu häälestan ennast sellele esmasele tulijale, et nüüd praegu õpingi Allikilt, et siis tegelikult peabki hakkama noogutama, et kui teised järjest liituvad, et selline ämber tegelikult nagu enesetunnetuslik ämber oli, et ma kohe 2 päeva mõtlen selle peale, et kuidagi me unustasime ennast rääkima kahekesi, et teised kuulasid pealt. Aitäh siis Larissa Halliki. On sul ämbrit? Ja teiste ämbreid ootame chatti. Ja Halliki Põlda olen elukestva õppe lektor Tallinna Ülikoolis ja tohutult tore on teid kõiki siin näha ja mõnegi tuttava avastad siit, keda pole ammu näinud, tere Airi näiteks. Aga mulle on ämbrite asemel võib-olla selline kogemus, et kuna minu suure arvuti teatud osad sellest ei tööta, sest ta on lihtsalt nii vana, et siis ma kogu aeg opereerin mitme erineva seadme vahel ja näiteks on Zoom nutiseadmes oluliselt teistsugune. Teiste funktsioonid, need funktsioonid on teise koha peal ja mõningaid funktsioone ongi palju raskem ja keerulisem kasutada, nii et need ämbrid on seotud võib-olla sellega, et kui keegi tahab kogemust, et kuidas kasutada telefonis või tahvelarvutis, et siis mina võin seda kogemust jagada. Mari-Liis, ma võtaks sult ühe ämbri. On sul mõnda ämbrit anda? Mis on sul juhtunud viimase nädala jooksul? Mina esindan nüüd väikelaste vanemaid ja mul on tore, kus mul täna hommikul just instituudi infotund ja siis mu laps, kes muidu ikkagi rahulikult suudab nende koosolekute jooksul olla, siis ikka tegi parajat sellist, soovis rohkem tähelepanu kui muidu, ütleme siis niimoodi. Ta küsis nii armsalt, et kuule emme, on sul aega, eks ole? Aga üldiselt ma see nädal juba ikkagi olin parem oma ämbrite osas selles mõttes, et mul varasemalt oli üks infotund, kus ma ikkagi üksinda rääkisin ekraani ees ja see oli väga keerukas, nii et seekord ma juba seda ennetasin ja palusingi juba paaril kolleegil, et kuulge, et olge kindlasti pildiga sees, siis ma räägin kellegagi, mitte ma ei ole üksinda siin arvuti taga, kuna üksinda tundub kohati väga kummaline rääkida neid asju ja kipub see tähelepanu kuidagi kaotsi minema. Aitäh. Meil on veel üksjagu siis ülikooli teadlasi, keda me ootamatult kiusame ja küsitleme, et kuna tegemist on kogemustega, et siis ei mingit teooriat, et ikka ainult kogemusi ja mitte siis ainult positiivseid, vaid ka ämbreid, nagu me rääkisime. Aga et siis teie ka, kõik, kes te olete liitunud, et te julgelt võite ennast chatis tutvustada, oma ämbreid siis kirjutada, kui teil on olnud viimase nädala jooksul ämbreid seoses veebis õppimise või veebis õpetamisega ja selline koht, et kuhu siis saab kirjutada, on siis teie ekraanidel chat ehk vestlus ja kui teil on nutiseadmed, et siis samamoodi leiate või ka muid kogemusi, nii et lepime selle kokku, et kui meie kõva häälega räägime esimeses pooles
et siis teie räägite chatis ja teises pooles teeme teist väikesed rühmad, kus te siis saate omavahel juba hääle ja pildiga kogemusi jagada. Aga kui me nüüd eelmine kord rääkisime sellest, et kuidas üldse ette valmistuda, et üldse siis selliseks veebis õppimiseks valmis olla nii õpilase kui õppijana, et siis täna me lähme häälestuma, et ma ei tea, et kõlab nagu naljakalt, et mis see nüüd kuidagi teistmoodi on, aga igal juhul vaatame ja kuulame ära ning nendele, kes eelmine kord meie seltsis ei olnud, et panen siis ise ka chati lingi edulabs.ee/Zoom ja seal siis on olemas nii selle kui eelmise korra slaidid ja ka eelmise korra videosalvestus. Nii, ja nüüd ruttu veel räägin ära siis selle ajalise formaadi, et alustame sellega, et arutleme siis häälega õppejõud slaidide põhjal erinevate häälestussituatsioonide üle. Teilt ootame siis kogu aeg chati teie kogemuse jagamist ja ka küsimusi ja siis küsimustele ei vasta mitte nüüd ainult meie, ehk siis nii-öelda kohviku tegijaid, vaid ka kõik kohviku külalised, et nii kui teil on tunne, et teil on kolleegile vastata, et andke talle siis kohe see vastus ära ka. Ja tegelikult võiksimegi siis minna slaidide juurde, et alustan nende ekraanile jagamist ja julgustan siis tegelikult ka ekraanile ja slaididele joonistama, et kohe jagan oma ekraani välja, siis te näete. Nii, et slaidid on teil ees ja kui teil on soov siis pildi, templi või ka sõnaga kommenteerida, et mida te ekraanil näete, siis kõik pildi annoteerimised, te saate seda siis ekraani jagamise juures on view options, võite võtta, ärge muretsege, lähen järgmisele slaidile ja kustutan lihtsalt ära. Just nimelt, et sellised on siis need võimalused, et mida te siis saate teha. Nii, aga jätan siis selle joone siia ja liigun edasi. Et kontakti loomine õppijatega on siis meie esimene 3 teemast ja vaatame nüüd, mis siin ekraanil on, et see ole varem kohal, sellest me juba rääkisime ja tuleks siis niimoodi selliseid konkreetseid toetavaid ja julgustavaid üleskutseid ja asju kasutada, et mõelge, kas teie olete midagi sellist teinud, et kui olete teinud, et siis võite siia templiga selle toetuse või julgustuse või küsimuse juurde südamekese või tähemärkide või midagi kirjutada. Aga mõtlen, kelle ma siit ette võtan. Tiiu, ma võtan sinu ette, Tiiu Tammemäe. Küsimus sulle, kuidas siis sina täpselt siis toetad ja julgustad õppijat? Ega mul otseselt loenguid on olnud vähe, aga nüüd mul 2 päeva on ees ootamas eelkaitsmisi, nii et homme ülehomme kella 9-5 ma olen arvutada, aga muudkui eelkaitse. Ja nüüd ma tegelikult olengi mõelnud seda, et mismoodi neid tudengeid julgustada. Tegelikult meil on olnud eelnevalt selline infotund, kus ma arvan, et me juba niimoodi tundi aega eile siis saime nii-öelda soojendada ja tõesti niimoodi sõbraks ja ma üritasin neid pingeid maha võtta. Aga selliseid avatud küsimusi kindlasti ütleme, et mul on ka pigem kombeks tulla varem kohale ja need, kes liituvad, siis saavad niimoodi võrnalt jagada, et mis on põnevat olnud, mis mured on, tahad mingeid rõõme jagada, et nii-öelda need, kes tulevad, siis vestlus juba kohvikus käib, nad saavad liituda, saavad kaasa hakata mõtlema, nii et ma ei oskagi öelda, et see nagu mingeid erilisi nippe on, et pigem see on hästi sarnane sellisele tavapärasele kogunemisele ja niimoodi sõprade nägemisele. Et pigem ei ole vahet, eks ole, et pigem tuleks olla samasugune nagu siis päris ruumis. Aitäh! Muidugi ma tahaks kommentaariks juba seda veel, et mis mind ikkagi väga segab on see, et ma ei näe inimeste kehakeelt. Ma ei näe inimeste nägu, et ma saan aru, et tegelikult silmadele on vähem koormavam see, kui ei ole pilte näha, kui on käinud nimi näha. Aga ikkagi suhtlemisel kehakeele roll on nii suur, et kui sa ikkagi ei näe selle inimese nägu, sa ei näe, kas ta vaatab sulle otsa, kas ta naeratab või mitte, et see tegelikult on natukene häiriv kogu selle veebinduse juures, et ikkagi päris inimese nägemine on midagi muud kui ainult selle nimesildi nägemine. No mina nüüd liigun järgmisele slaidile
ja samal ajal ma paluksin, et õpetajad, kes on meil siis koolidest, et kuidas te kommenteeriksite seda nägemise osa, sellepärast et tegelikult on igalt poolt juba tulnud ka seda negatiivset vastukaja, et tegelikult ei tohiks vähemasti alaealised õpilased panna seda kaamerat, sellepärast et nad näitavad sellega oma kodusid, näitavad erinevat seda ebavõrdset sotsiaalset tausta ja nemad ju ei teagi, et mis seal nende taga võib paista. On siis kellegi sokid, on seal võib-olla pereliikmed, et ootame jah, siis õpetajad teie poolt seda võib-olla kommentaari, kuidas teie olete selle kasutanud, et millal siis rakendada seda kaamerat ja millal mitte. Aga Larissa, et mina nüüd küsiks sult seda, et esmakordsel kohtumisel tutvusta ennast lühidalt, et kuidas sina ennast esmakordsel kohtumisel siis tutvustad? On sul mingi nipp või? Ma kuulan ja tegelikult mul tuleb üks teooria meelde ja teooria autor on Jeanette Surry ja tema nimi, tema on sotsiaalpsühholoog ja tegelikult mul tulebki meelde see väide, mis ta ütleb, et ta on kirjutanud oma mõtteid siis, kui veebipõhist õpet ju ei olnud, aga minu meelest see mõte on praegu väga-väga kuidagi nagu tuleb esile. Ta ütleb niimoodi, et kohtumisel inimestega rakenduvadki sellised bioloogilised printsiibid, et mida me tavaelus üldse ei märka, et me kuidagi nagu toimetame spontaanselt või intuitiivselt. Ja me saamegi tagasisidet sellest, et kuidas teine inimene just nimelt mitteverbaalselt käitub, aga me ei loe neid märke, et see on kuidagi selline intuitiivne arusaamine. Ehk siis ta ütleb niimoodi, et koos olemisel on väga oluline tunda ennast nähtuna. Ja ma olen seda väidet tegelikult kasutanud, et ma kasutan vahel mõne foto, mõne pildi, et ma ennast väga palju ma olen häbelik inimene loomult, et ma vahel näitan mõnda pilti ja siis sellest lähen liikuma, aga selle pildi valik on seotud siis kas selle õppe sisu või selle olukorraga, et vahel ma alustan niimoodi ja vahel ma ütlen ka, et alguses või lõpus on oluline vaikida, ehk siis me tulemegi kokku ja natukene võtamegi aega selleks, et harjuda nii selle keskkonnaga kui iseendaga selles keskkonnas. Ja võib-olla jah, et sellel esmasel kohtumisel on olnud väga oluline, et sa tõesti tunned, et sa ei ole mitte ainult kuuldav, vaid sa oled ka nähtav, et sellepärast ma saangi aru sellest probleemist, et kui meil on õppija ja tal on selline olukord, et ta ei taha nii-öelda enda elusat pilti meiega jagada, et me peame sellest aru saama, aga see vastupidi tekitabki natukene selle kontaktimoonutust küll, nagu Tiiu meile praegu jagas. Aitäh ja liigume siis edasi, et nüüd see teine väide, et selle ma annaks Alliki sulle, et mida või kuidas sina siis õppijatelt küsid, et kui on nüüd uued õppijad, et mida sa lased neil siis enda kohta öelda, eriti kui nad nüüd siis veebis on? No siin tuleb ka arvestada sellega kõigepealt, et kui palju neid õppijaid üldse olemas on. Et kui me räägime suurtest õppegruppidest, et siis pigem ikkagi lasen nii nagu praegu siin, kas siis chatis tutvustada, aga kui on ikkagi tegemist väiksema grupiga, siis tavaliselt on selleks küsimus, mis siis ka juba ühtlasi häälestab näiteks sellele teemale. Et see võib olla mis iganes, see võib olla ka küsimus, et kes sa oled ja mida sa tänaselt kohtumiselt ootad. Aga ma olen üsna selgelt ka veebis piiritlenud seda sõnumi aega, et näiteks olengi ütelnud, et teeme sellise algusringi 30 sekundi mõttega. Just sellepärast, et liiga pikad häälestusringid kipuvad venima ja siis kui me mõtleme, et meil on näiteks tavaliselt kuskil 20-25 õppijat, et siis see aeg läheb lihtsalt väga pikaks. Nii ja siis selle sõna andmise ja võtmise olen ka teinud sellega, et mis teda seob õppegrupiga, et ma vahel olen ka nagu, kuna Zoomi
Zoomi ekraanil on kenasti näha pinginaabrid, mida meil enam täna tavapärases õppes ei pruugigi nii väga olla, et siis lasengi siis sõna edasi anda näiteks oma vasakul käel olijale või oma sellele, keda ta ekraani üleval vasakus nurgas näeb, või siis kuidagi teistmoodi siis neid pilte sellisel viisil jaganud või nendele, kellel täna on näiteks kollane kamps, et vastavalt siis sellele, aga selle kontakti või häälestuse loomise ja see, mida Larissa rääkis siin, et ma olen Larissalt hästi palju õppinud ka seda, kuidas ta läbi enda fotode häälestab ja vahel on ka oluline kas või mingisugust tsitaati või mõtet jagada, mida sina oled kuulnud või mis sind on just kõnetanud, ehk kõik see, mis sind kõnetab, teeb sind ka ju inimlikumaks ja selle ekraani tagusega nagu seab lähemale, nii et võib-olla sellised mõtted. Et inimesemaks rohkem teha. Just, et luua selline inimlik side. Just, et ka see ka, et ma hetkel kasutan seda taustapilti siin, et mul on see järvekene siin taga, ma loodan, et ma olen kuulda väga ei haki, aga vahel ikkagi näitan ka enda kodust raamaturiiulit ja kohvitassi, et just sellepärast, et sellist inimlikku lähedust luua. Aitäh, Alliki. Ja nüüd ma püüaks kinni ühe õpetaja, et Kairi, muistets, ma püüan su kinni jälle. Ma tean, et sul on täna kell 4 algamas täitsa uue ja võõra rühmaga siis selline veebi ka koolitus ja vaata siia ekraanile. Kairi, oled sa meiega? Või oled sa veebiseminari valmistamas? No, vaatame, Kairi on vist hetkel eemal, aga võtame siis kellegi teise hetkel. Täitsa olemas. Oled täitsa olemas. Kuule, jah, ma tahtsin nüüd küsida, et võt, kui sul nüüd tuleb see uus täitsa võõras rühm täna kell 4 kokku ja te lõpetate kell 5, et kuidas sa nendega selle ära lõpetad? Et tead sa juba täna praegu just kohe nüüd, kuidas sa lõpetad nendega, kuidas sa võtad kokku selle? No mul on selles suhtes lihtne, et ma saan ju nende samade inimestega 4 korda kindlasti veel kokku. Et minul on lihtne, mina annan neile kodus ülesande, mis nad 2 päeva jooksul peavad ära tegema. Ja ongi nagu selles suhtes lihtne. Ongi edasised plaanid koos, eks ole? Ja just, et hetkel ma siin kuulasin teid ja samaaegselt panin vaikselt slaidide peale kirja, et mis ma täna kindlasti rääkima pean, sest mul on eelmisest korrast selline kogemus, et kui ma päris esimest tegin võõrastele inimestele, siis ma arvasin, et ma saan ilma selle pidepunktideta hakkama. Tegelikult ei saanud. Ja mul on nagu sellest päris esimesest veebiseminarist, kus ma nagu esinejana olin selles suhtes natuke ebamugav tunne, et ma hakkasin liiga palju närvitsema ja pabistama ja pooled asjad jäid rääkimata, mis ma tahtsin ja rääkisin seda, mis polnud plaanis. Et ikkagi on parem, kui sul on taustal mingisugune selline pidepunkt, millest sa kinni hoiad, et muidu läheb noorte keeles lappama see mida sa räägid. Et ei läheks lappama. Nii, selle 4. punkti ma võtan nüüd vahepeal omale, et lahku kohtumiselt viimasena sellega see eelmine nädal toredat nalja, et hakkasime siis teise õppejõuga seda pikka koolitust lõpetama ja viisakalt ootasime, et mine ära ja head aega ja tore ja kohtume. Ja siis jäime kahekesi ja mõtlesime, et nüüd hakkame arvutama ja siis vaatame, et üks õpilane tahab sisse tagasi tulla. Kui ma mõtlesin, issand jumal, et nüüd on midagi valesti läinud või siis laseme ta siis tuppa sisse tagasi peale õppimist ja küsisime, et miks sa tulid? Vot mul jäi see üks asi veel küsimata, et siis tekkis küll sellise päris klassiruumi tunne, et tõepoolest, et ka sinna virtuaalsesse klassiruumi, et võib-olla ei tohigi sealt veel kohe ära minna, sest äkki õpilasele tuleb midagi meelde ja ta tahab tagasi tulla ja kui sa juba oled 1 sekundi pärast selle klassiruumi ukse kinni pannud, et võib-olla see ei olegi siis nii hea. Aga liigume meie edasi, nüüd oleme need ära tervitanud ja nii-öelda meeleolu siis vaikselt tooma hakanud ja siin nüüd see häälestamise osas, kui ma vaatasin neid slaide ja mõtlesin, et see on küll selline metatekst, nagu öeldakse mõnikord või teadlase tekst, et
et kuidas siis mis on nende sõnade taga, et hüppan siis jälle, ma arvan, Larissa, sinu juurde ja teeme ka seda 30 sekundi või 1 minuti nippi, et kuidas sa aru saad, et sul on nüüd need õppijad ära häälestatud, Larissa? No ma saangi, vaata siin on võib-olla jällegi nagu 3 sellist märksõna, et võib-olla see häälestamine tähendab seda, et ma häälestan iseennast ja väga nõus, et mis Allika enne ütles, et mida vähem sa ise nii-öelda seal eetris oled, seda rohkem jääb õpiruumi õppijatele. Ja võib-olla see nii-öelda mudel ja selle mudeldamine, järjekindel mudeldamine, et kuidas see kontakti loomine käib, et seda tuleb mudeldada kogu aeg, et siis õppija õpib seda. Ja see tähendabki seda, et ma näen mingisugusest keskendumisest, et kui näiteks praegult minu meelest väga hästi käivitus see kontakt, sellepärast et chat on aktiivne, me eile ka proovisime, et kuna me ka Tiiule siin ka kaasa mõeldes koos Tiiuga, meil tuleb ka eelkaitsmine, siis me harjutasime seda ja siis ma vaatasin seda kontaktiloomet selle järgi, et see chatimine ja need küsimused ja kommentaarid, et see käivitus väga kiiresti. Et see oli nagu üks märk, et ma sain aru, et inimesed on valmis nüüd selleks olukorraks ja selleks situatsiooniks. Ehk siis selline teatud määral aktiivsus peaks olema jälgitav, et igaüks teab oma olukorras, et mis see on, et kas te olete harjunud küsimusi küsima või olete harjunud juhtima situatsiooni algust nii, et hoopis õppijad on seal aktiivsed, aga see aktiivsuse näitaja on minu meelest see, mis peegeldab, et kuivõrd ollakse keskendutud ja kuivõrd ollakse valmis nüüd edasi liikuma. Aitäh, Larissa. Ja ma näen, et Mari-Liis on vahepeal chatis küsinud, ma tahan ise vastata ka mõnikord küsimustele, et kas keegi on kasutanud polli häälestamiseks. No mina olen seda väga palju kordi kasutanud ja täna enam ei kasutanud. Et mul on tunne, et võib-olla see poll on hea siis, kui mul on tõesti need õppijad on esimest korda, seltskond on täitsa võõras ja tekib see barjäär, et nemad mind ka ei tunne. Aga ütleme, et kui ma tunnen õppijat, kui me oleme juba varem koos käinud või kui meil juba läheb see vestlus käima, et siis mulle tundub, et see poll on nagu selles mõttes ajaraiska ja kui ma panen sinna naljaküsimused ja kui ma nüüd need tõsised küsimused panen, et siis ma peaksin mõtlema, mis ma teen nendega selles protsessis. Nii et võib-olla see poll võib olla tagataskus, aga asjad on veebis selleks, et sa ei pea neid kasutama. Nii, aga nüüd Alliki, et küsin sinu käest, et kas sina oled selline õppejõud, et siis lased igal õpilasel personaalselt õppida, ehk vaata, mis meil siin ekraanil on, et on sellised tunni algus on eesmärgid ja teemade loetelu ja siis saab see õpilane nüüd midagi valida või on ikkagi üks asi, ei ole mingit valimist? Alliki? Kas on kuulda nüüd? On kuulda. Vahepeal asjad välja. Et ma olen selline õppejõud nii kontaktõppes kui veebipõhises kontaktõppes, et minu jaoks on küll oluline, et iga kohtumise eel õppija oma ootused või eesmärgid sõnastaks. Ja kuidas ta siis seda teeb, et kas ta siis teeb seda avalikult näiteks valgele tahvlile, et vahel olen seda jaganud. Aga vahel on ka oluline see, et lihtsalt anda talle aega, et ta iseenda jaoks need eesmärgid kirja paneks ja vahel olen lihtsalt mõnele neist sõna andnud. Et küsinud, et kas keegi tahab jagada, et mida ta siis enda jaoks tänasest nopib. Aga selle valge tahvliga ma tahan kohe ühte ämbrit jagada ka, sest ma enne ütlesin, et tahvelarvutist või siis nutitelefonist on natuke teise koha peal need nupud, et kui teil suures arvutis on see annotate tuleb sisse lülitada, siis tahvelarvutis seda ei pea, et siin all vasakus nurgas on selline pliiatsikujuline ikoon ja sealt saab siis erinevaid värve ja kõike muud valida. Ja see on kohe kasutamiseks valmis. Aga kui valgele tahvlile hakkavad õppijad kirjutama, et siis minul ei õnnestu tahvelarvutilt näiteks nende tekste nihutada. Nii et kui nad kirjutavad üksteise otsa, siis nad teevadki seda ja mina näiteks selle ruumi haldajana
seda valget tahvlit nii hästi hallata ei saa kui suures arvutis. Nii et võib-olla see on üks selline teadmiseks ka, et kui teie õppijad kasutavad näiteks valget tahvlit tunni ajal või kui te seate sellise ülesande ja nad teevad seda telefonidest, et siis te peate olema ka neile juurde ütlema, et nad valiksid siis tõepoolest sellele valgele ruumile ka tühja koha, et muidu need näiteks eesmärgid või mingid sõnapilved või mis te sinna tahate panna, et need siis hakkavad kattuma. Aitäh ja vaatame, mis meil siin edasi ees ootab. Et nüüd see personaalne lähenemine, et vaatame, võtame kedagi, üllatame kedagi õppejõududest, vaatame, kes mis on. Maire Tuul, oled sa kuuldel? Kuuldel olen. Kuula, vaata ekraanile. Et siin on nüüd selline teema, et personaalne lähenemine õppijatele, et räägi, kuidas sa lähened neile siis personaalselt, kuidas sa viimane kord, kui sa tegid koolitust, personaalselt lähenesid ja kõik teised ka, chat on selleks, et pange oma kogemusi kirja, näete ekraanil midagi ja pange kirja. Aga Maire, sinu kogemus? No personaalsel lähenemisel muidugi, kui ma olen varakult kohal ja siis ma jõuan igaühte tervitada, see on nagu kõige ilusam personaalne lähenemine minu jaoks, aga põhimõtteliselt olen kasutanud ka seda kombinatsiooni, seda Google Drive'iga kombinatsiooni palju, et panen mingisugused ülesanded Drive'i ja igaüks saab sinna kirjutada ja samas nad saavad seda teha meeskonnaga, nad saavad teha üksinda, et see on hästi toiminud. Väga hea. Nii, aga nüüd mina isegi ei saa suurelt sellest vahest aru, et see häälestamine ja kaasamine, sellepärast, et see häälestamine on ka juba kaasamine, aga võib-olla, kes tahab meilt selle Riin? Riin, oled sa kuuldel? Oled kuuldel, Riin? Jah. Et Riin, kas sa tahaks... Jah. Tahaksin küsida, et mis vahe on häälestamisel ja kaasamisel õppijate puhul? Kas ma pean nad ennem ära häälestama ja siis ma saan nad kaasata või kumb see muna ja kumb see kana on? Kõigepealt ma ütlen, et ma ei ole Zoomis tegelikult ühtegi seminari teinud siiamaale, aga kui mõelda, et häälestamine ja kaasamine, no häälestamine võib-olla selles mõttes, et ma mõtlen juba ette, mis meeleolu ma tahan neile tekitada, et mida ma neilt küsin või millele ma tähelepanu juhin või et mul on natuke ette mõeldud, kuhu suunas ma neid suunan. Ja siis ma kaasan neid. Aitäh, Riin. Tahtsid veel? Nii, aga lähme Meidi sinu juurde, et kas sa tooksid näited, kuidas sa algusest peale kaasad siis oma õppijad nende valikute tegemisse, et kuidas siis seal veebis nende õppimine toimub? On sul mõni konkreetne näide tuua? Jaa, sest kuna minu üliõpilased peamiselt tsükliõppes õpivad, siis eelmine nädal see oli ja mul oli terve päev nendega õppetöö ja ma ei tahtnud seda lihtsustatud moel teha, nii et annan juhendi ja lugege neid ja tehke seda, et sisuliselt ma tegin kõik nii, nagu ma reaalselt teeksin ülikoolis, kui ma nendega füüsiliselt olen ühes ruumis. Aga nüüd ma tegin seda nii, et me tegime kõik asjad läbi, aga lihtsalt me ei jaganud füüsilist ruumi ühte sama, aga muud asja me jagasime, et see protsess hakkas siis sellest pihta, tegelikult see protsess hakkas juba nädal aega varem, kus ma kirjutan ja lausa juba siis, kui eriolukord välja kuulutati, et ma ütlesin, et endiselt õppetöö toimub, aga see toimub veebikeskkonnas. Juba, et nad teadsid, et planeerida seda, et see ei tähenda, et nüüd on kuidagi teistmoodi ja võib-olla nad ei peaks seda nädalat justkui teistmoodi või vabaks võtma või nii-öelda, et ei pea pühenduma nii, nagu muidu nad ülikooli tulevad. Ja siis ma saatsin neile juba ette, et kasutame Zoomi keskkonda, ma tegin juhendi, et kuidas üliõpilane saab oma selle nii-öelda allalaadida selle rakenduse ja mida tema saab teha ja kuidas.
ja siis, kui see nii-öelda eelmine nädal kätte jõudis, samamoodi, et ma varem avasin just selle mõttega, et ütlesin ka, et 10-15 hakkab, aga ma avan kindlasti 10-st. Olin isegi varem kohal ja minu üllatuseks olid, et ma ei tea, kas need üliõpilased kõik juba varakult olid kohal, et tahtsid teada, kuidas neil asi läheb, et kas nad saavad ilusti keskkonda. Et sisuliselt kella 10-ks olid meil kõik kohal ja ma natuke kartsin ka, et võib-olla perekonna tingituna, et kellel on lapsed, et võib-olla kõik ei saa olla kaasas, et ühele alles siin meil näiteks sündis väike beebi ja tegelikkuses kõik, kes meil olid, mitte ühtegi ei puutunud, see oli mulle nagu nii suur üllatus. Ja siis samamoodi võt see häälestus just, et mida me teeme ja samamoodi ka, et see on ka minule esimest korda. Me teeme selle koos läbi, et me saame kõik nagu sellise hea kogemuse. Ja sisuliselt ma kirjeldasin, nad olid seda ringlevat ülevaadet ülikoolis ennem rakendanud, aga nüüd ma ütlesin, et kuidas me teeme Zoomis, et ma jagan teid rühmadesse ja võt siis on see Padlet ja muidugi Moodlesse ma olin teinud kõik siis ka vastavad materjalid, mis läks selleks vaja. Nii et me rakendasime Zoomi abiga ringleva ülevaade meetodid, peale seda need rühmad pidid siis kogutuna üliõpilaste eelnevad kogemused veel lugema ja tegema siis presentatsioonid vastava õpitava teema osas. Ja see õnnestus väga hästi. Ainuke asi võib-olla, mis pärast ma mõtlesin, ma oleks nüüd rohkem aega, meil olid ka juhtumid nii-öelda rühmadest pärast oli vaja veel arutleda, et selle juhtumite puhul oleks vaja rohkem aega, et natuke võib-olla teatud rühmatööde puhul on sellises veebikeskkonnas rohkem aega vaja planeerida. Ma võtangi siit su sõnajärje üle, sellepärast muidu me ei jõua oma rühmatöösse, aga suur tänu, et Larissa, ma selle slaidi annaks sulle ja paluks siis tegelikult ka teise aktiivselt chati sõna võtma, et see digikeskkondade koostööks kasutamine, et kas pigem rohkem või pigem vähem, et kui palju neid digikeskkondi siis peab olema nüüd selle ajal, kui me nagunii oleme juba digised. Larissa, mis sina teinud oled? Ma olen ikkagi seda meelt, et nüüd ise ka kogedes võib-olla mitte nii väga nüüd siin intensiivselt neid Zoomi olukordi ja sessioone, aga et teatud määral see kogemus ikkagi on, ja järjest ma ütlen see ei ole minu veendumus, aga see on praegu lihtsalt kogemuse põhine, et less is more vist on see põhimõte ja teine põhimõte on, eks siis pigem vähem kui rohkem, aga kui vähem, siis põhjalikumalt. Eks siis ka nende keskkondade ja võimaluste valikul ka, et see oleks umbes sama, et kui reaalses auditooriumis või klassis me paneme korraga näiteks paneme video peale ja siis samal ajal laseme ringlevat ülevaadet teha ja samal ajal tahame, et tegutsetaks aktiivselt rühmas, et see on nagu inimesele korraga liiga palju just nimelt sellest keskkonda arvestades, ehk siis kaks põhimõtet, et proovida valida asjakohasemad ja sellised, mis enim sobivad ja pigem vähem kui rohkem. Aitäh ja mulle tundubki, et me oleme jõudnud siia slaidi juurde, et tuleks siis väikestesse rühmadesse inimesi saata, et muidu on ju nii, et kui hästi palju on ühes klassiruumis kõik ju korraga rääkida ei saa ja võib-olla mina enda kogemusena ütlen, et tegelikult mulle isegi meeldib natuke, et need rühmad, et keda ma näiteks siin Zoomis teen, et mina ei kuule, mis nad teevad ja ma ei näe neid, mis nad teevad, et kui nad väga tahavad, nad võivad mind appi kutsuda, et siis ma saan korraks minna ja siis ma lähen ära. Et muidu mul nagu kohati tundub, et ma olen nagu järelvaataja, et mängime küll, et meil on rühmad, me oleme ühes ruumis ja ma tegelikult näen neid kõiki korraga, et see ei ole nagu natuke aus. Aga Airi, et oled sa kuuldel, et küsin veel korra sinu käest, et mis tunne sul on olnud võib-olla nüüd ütleme õppijana, et olla sellises väikses rühmas ja teada, et õppejõud ei kuule. Airi. Jah. Meil oli esimene kord, tuli see ämbrite asi meelde, et esimene päev, kui meil olime koos, siis oli meil ju selline asi, et meie
kuulsime õppejõudu ja teisi, aga meie ise oma grupis olime nii, et meid ei kuulnud, et juhtus, et meil see arvuti oli kuidagi tehtud niimoodi seadistatud, et ei kuulnud ja me ei saanud seda tööle. Ja see oli tegelikult väga ebamugav, sest kõik, mis me tegime, me kirjutasime veel paberile ja proovisime sinna kaamera ette panna, et oleks näha midagi. Et me üritasime pingsalt kaasa töötada ja olime õhtuks palju rohkem väsinud kui teisel õhtul, kui meid ikkagi kuulda oli. Et tegelikult ikkagi, kui ma teen väikses grupis tööd, siis ma ikka ja hetkel ei ole näha, ikkagi töötan kaasa, ma mõtlen, ja minu meelest on see pinge just nagu suurem. Et jah, et siis aktiivsus on rohkem. Nii, aga aitäh. Aga me oleme nüüd praegu jõudnud viimase slaidini, enne kui me lähme ise nendesse väikestesse tubadesse, et kuhu ma teid jagan. Et Mari-Liis, et ma küsiks sinu käest, et vaata selline moderaatori rolli jagamine, et võib-olla isegi mitte niivõrd moderaator, kuivõrd see, et meie oleme tegelikult praegu siin ju omavahel need töörollid ära jaganud, et kuidas sa tunned ennast nii-öelda chati valvurina, et sellel ajal, kui mina pingsalt vaatan slaide, et sina vaatad pingsalt chati, et kuidas on selline jagamine, kuidas sulle tundub? Ja see on tegelikult hästi huvitav, sest eelmine nädal me niimoodi ära ei jaganud ja see kuidagi oli see chat meil veidikene ka passiivsem. Ja ma tegelikult siin enda peas vahepeal mõtlen ka seda, et kui palju nüüd neid teemasid tõstatada või mingid teemasid tõstatada, et jaksaks kuulata ja samal ajal, kui peab veel lugema ka, et meil siin veebikeskkonnas on see ülekoormus väga kerge tekkima ja et peab kindlasti vaatama, et seda kuidagi ennast hoidma, aga selles suhtes, kui need rollid ära jagada, siis tegelikult see tunduvalt lihtsustab, et ma teangi, et vot see on see minu ülesanne, ma keskendun sellele ja samal ajal ma tean, et ma ei pea olema nii valvas selle osas, mis sa räägid ja ei pea olema valvel kogu aeg ootama, et millal sa mind nüüd võib-olla küsid või ei küsi nii-öelda jutumärkides, vaid jah, ma saan keskenduda sellele, et mida siin chatis rohkem räägitakse ja neid asju kommenteerida. Ja kui te nüüd siis vaatasite Mari-Liisi ja mind, et siis meie oleme sellest klubist, et meie ei taha olla nina vastu lina, aga sellest me räägime siis mitte järgmisel, aga ülejärgmisel nädalal, et kuidas mitte nina vastu lina olla, siis me just arutasime, et kumb on parem, et kas me oleme kogu aeg nina vastu lina või me mõnikord ei vaata otse siis kaamerasse, aga oleme teist siis nagu piisavalt kaugele, et siis kehakeel on ka täiesti olemas. Nii, aga oleme siis nüüd tänase kogemuse läbi vaadanud ja jõudnud sinna hetke, et ma paneksin teid siis suisa 12 minutiks või isegi 13 väikestesse ruumidesse, et meid on siin praegu mõnusalt olemas niimoodi. Mitmekesi ma teid ruumi panen, kas 3 näiteks või panen siin 3-4 tükki. Ja, et saadan teid ruumidesse, saate nüüd endal mikrofoni käima panna, kindlasti juba häälepaelad on kohvi joomisest kurnatud ja saate siis ka kaamera sisse lülitada ja saate siis nendel häälestamise teemadel omavahel arutleda, et kuidas teil on olnud. Ja kes ei ole varem siis Zoomi väikeses Zoomis olnud, et te saate ekraanile kutse, ühe toaga liituda, liituge julgesti, leiate seal oma seltsilised, ärge unustage siis mikrofoni ja kaamerat sisse lülitada ja siis 12 minutit on sellist omavahelist arutelu aega, et siis kogemuste jagamiseks ja siis tuleme tagasi ja teeme väikse kokkuvõtte, et saate oma rühma parima kogemuse ja jõuate siis veel ka chati panna, et teised näevad. Aga avan ruumid ja siis kutsun teid 12 minuti pärast tagasi. Näen, et inimesed hakkavad tasapisi tubadest tagasi tulema, et 30 sekundi pärast siis lähevad kõik ruumid nii-öelda lukku ja kinni. Ja need, kes siis on juba tagasi tulnud, et julgustan kohe jälle chati kirja panema, et mis on need paremad pärlid või kogemused, mis te siis oma vestluses saite, sest tegelikult toimus ju see nüüd väikestes rühmades ja igaüks ainult siis teab, mis on see parem kogemus, mis te sealt siis saite. Et mina paneksin vahepeal nüüd siia teile ka lingi,
et siia ilmub nüüd selle tänase kohtumise videosalvestus, ka järgmise kohtumise slaidid ette, et siis selline hea link, mida siis endale kusagile kirja panna. Aga jääme siis nüüd praegu chati ootama ühest küljest siis selliseid kogemusi, aga ma nüüd avaks vaba mikrofoni, et võtte julgelt mute maha ja jagage parimaid palasid, et hakake aga julgelt otsast pihta. Mina alustaks kohe hoopis ühe küsimusega, et Jaanika, sina oskate väga hästi mulle öelda, et kui ma tahan videot jagada siin keskkonnas, et kus kohas ma oma arvutis pean need settingud, mikrofoni settingud ära muutma, et heli oleks kosta? Väga hea küsimus, et kui te vajutate share aknasse, siis share aknal vasakul all nurgas on koht, et use computer audio ja siis sa pead sinna linnukese panema, et siis tuleb arvuti heli läheb kuulajatele otse. Selle linnukese pead seal panema. Aga kui sa selle ära unustasid ja ei taha uuesti ekraani jagada, siis kisu kõrvaklapi pistik välja ja siis lase arvuti heli suurde tuppa ja siis teised kuulevad nii nagu kuulevad. No, jah, aitäh. Nii, aga kogemust, et tänase teema kohta häälestus, et mis te saite teada, kes tahaks rääkida? Kes ees see mees? No, ma võtan ise siis alustada, et ma juba hakkasin siia kirjutama ka, aga siis ongi parem rääkida. Et just lõpuosas, et meil Maire tõi veel välja selle ja millega ma hästi nõustun, et just selle kaasamise osas, et peaks hästi enne ikkagi kohtumise algust väga täpselt läbi mõtlema, et mida ma nüüd sellel kohtumisel teen ja siin sa, Jaanika, isegi vist oled oma kogemusloos välja toonud, et sa oled teinud sükse nii-öelda skripti, et pannud, et millal ma nüüd mida täpsemalt teen. Et kui see on nagu hästi läbimõeldud ja sealhulgas ka see kaasamine, see gruppide arutelu, et siis see toimib. Et Maire just jagas oma kogemust, et esimesel korral kuidagi oli lootus, et äkki iseenesest jagatakse kogemust, et seda ei tekkinud või hakkavad need grupid tööle, aga kui järgmiseks korraks olid juba need ülesanded ja keskkonnad, kus ülesandeid tehakse rohkem läbimõeldud, et siis hakkas see paremini kohe tööle ka. Aitäh, Raivo, mis sinu grupis juhtus? Sa pead mute'i maha võtma. Rääksime sellest, et eriti hea on, kui väiksed grupid mehaaniliselt tehakse, nii et ei tule vanad sõbrad kokku, vaid täiesti uus seltskond tekib, et siis on nagu huvitavam ja üksteiselt ka tuleb ootamatuid arvamusi ja. Aitäh ja ma pean ütlema, et Raivo asi oli väga hea tähelepanekuga, et kui teil on selline õpirühm, kes käib mitu korda koos, siis hakkab pihta, et see õppejõud hakkab saama privaatseid sõnumeid. Kuule, pane mind temaga ühte rühma, ma tahan ikka temaga ühes rühmas olla. Aga siin on jällegi see siis õppejõuna on võimalus siis teha vahetusi ja ma mõtlesin, võib-olla mingis järgmisel koolitusel teengi niimoodi, et hoiatan, et järsku sa võid poole koolituse pealt avastada või rühmatöö pealt, et sa oled hoopis juba uues rühmas, et siis jõuga ma saan inimesi vahetada ja ka ümber tõsta, et siuke vallatu väike värk. Aga Larissa, räägi, mis sinu rühmas toimus? Siin sellepärast, et meiega liitus Lehteroots, kes kirjutas, et tere, et mul siin internet kõigub ja siis, et mis me nüüd ära õppisime, et saab chatis vähemalt endast märku anda ja siis saab vastata või saab küsida, et kuna me ei saanud aru, et kas ta meid kuuleb, et ma kirjutasin, ma nüüd ei teagi, et ei jõudnud vastata, sest enne sai rühm läbi. Aga ma arvan, et seda ei tuleks karta, ma ei tea, siin Eve ja siis, kes me siin olime koos, et võib-olla sellist olukorda ei tasukski karta, et see chat praegu täiesti aitas, et väike selline kommunikatsioon, et see oli abiks, et ta näitas, et ta oli olemas ja ta tuli, aga et me peame arvestama ka sellega, et kõikidel ei pruugi see internet nii heal tasemel olla, et ta kõigub aga et siis nagu ikkagi tervitada inimest ja näidata, et me nägime, et ta tuli.
Selge ja ma vahepeal siis ka näitan ekraanile, et see on minu tänane skript, et õige, mul oli see skript olemas. Mina ilma ja Annika, skriptita kas ma võin ühe asja vahele ütelda? Et vaata, sa No rääkisid ütle. sellest gruppides, et ma vahel lähen ja ütlen, et te võite poole grupi töö peal kuhugi mujale sattuda, et lihtsalt igaks juhuks nagu selle mõtte siia lauda ka tuua, et õppija tegelikult vajab ka stabiilsust, et ikkagi just need alguse kokkulepped peaksid olema väga tugevad. Et me mõtleme, kui paljude erinevate seadmete vahel meie pilk praegu eksleb või kust me loeme ühte kohta ja teist kohta, et just ka mõtelda igasugustele erivajadustele, et see ei pruugi olla nii lihtne, et kui õppija kohaneb näiteks ühes grupis, et siis selles veebigrupis kohanemine ei pruugi minna nii kergesti, et siin lihtsalt on need ohukohad, et võib-olla natuke selle peale peab ka mõtlema. Ma olen sinuga täiesti nõus ja nagu ma ütlesingi, et ma seda kindlasti ei tee, kui ma ei ole seda ette hoiatanud, et siis see ongi meil nagu selline mäng, et nüüd te teate, et te saate olla nii palju minuteid ja siis sind vahetatakse mujale, jah, et ootamatult niimoodi sattuda ei ole hea mõte. Nii, aga võtaks veel ühe inimese, et Marika Kutškova, Marika, et mis sinu grupis põnevat räägiti, oled sa kuuldel? Ja, tere! Tere! Olen kuuldel, ma võtsin oma kõrvaklapid ära. Mina olin grupis meie STEAM-koolituse kursuse kaaslasega Annikaga ja ta rääkis enda sellistest ämbritest, kus ta nüüd oma laste ja kasvandikega on teinud siis sellist videokoolitust. Ja mida me mõlemad mõtlesime, et mida nagu mõlemal on vaja siis selliseid tehnilisi näpunäiteid, et kuidas neid gruppe moodustada, kuidas vahepeal sinna põhigruppi tagasi minna ja et sellist, kuna me ei ole kumbki nagu väga palju ise läbi viinud neid asju, et siis vajadus on võib-olla selles osas rohkem. Aga juhendid on olemas ja ma arvan, et kui aru ei saa, siis me veel küsime Anastasialt ka üle veel. Aitäh, Marika ja tegelikult ju meie järgmine kohtumine siis juba nädala aja pärast ongi sellistel teemadel nagu õppijate vahetu tagasiside saamine, et kuidas see vahetu tagasiside siis kätte saada või aru saada või ka vabatahtlikult panna siis jagama, kui see kehakeel ei ole alati võimalik. Ja samamoodi, et ka kuidas siis selle õppija ja õppejõu areng toimub sellises uues keskkonnas ja veel siis selline põnev asi, kuhu me siis vaikselt juba täna hakkasime sisse minema, et koos õpetamine, et tegelikult veebikeskkonnas, kui on üle selle väikse grupi, et 10 oli siis see number, ma vaatasin chatis, mis on see väike grupp, et üle selle üksinda õpetamine on tegelikult päris raske, et siis ka räägime, miks. Aga lõpetuseks, et paneksin siis nüüd selle ekraani, et kus te siis saate jällegi vaadata, mida teised arvavad jagada, et teeme siis selle nii-öelda meeleolu pildi valgele taustale, et kui te midagi tänasest tunnist saite enda või teise kogemust, et pange siis sõna või pildikeeles siia kirja ja siis meie kohtume jälle järgmine nädal, et kõik märgid, tekstid, sõnad, jooned, pildid on siis siia valgele ekraanile oodatud, et kuidas teile täna tundus. Et see valge ekraan on teie oma, kas keegi julgeb otsa lahti teha, et saate siis seda valget ekraani täita, valides siis ekraani jagamise kõrvalt more options ja annotate. Et tundub, et südameid on siis meil tänasest ja üks lootuse täheke on ja kellelgi on ka uued mõtted tekkinud ja tundub, et tuleb veel, et pildikeel on võimas keel, ütlevad kunstiajaloolased, et tuleb meile roheline päike, on see päike, huvi on, et osad siin proovivad ka kirjutada, et need, kes tahavad tõsisemalt kirjutamise ette võtta, siis on sellised spetsiaalsed kirjutamispliiatsid olemas, et silmad ja ideekorje ja täht läks südamele külla, ma vaatan. Et
mulle see koolitajana see whiteboard hästi meeldib või valge tahvel, et see on nüüd üks võte, mis ei ole mind veel tegelikult ära tüüdanud kõikide nende väga intensiivsete pikkade koolituspäevadega, sellepärast et tegelikult täiskasvanu tahab ju ka joonistada ja täiskasvanu tahab ka midagi koos luua ja kas siis see peab alati olema selline hästi tõsine õppimine või siis võib ka selles pingelises nii-öelda ekraani vaatamise, vaatlemise, kirjutamise, kuulamise, jälgimise protsessis anda siis ka õppijale selle hetke, et kas panna ta siis kusagil tantsima mingi video järele või saata ta lisakohvi järele või lasta lihtsalt valgele tahvlile joonistama. Et mina teid Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi ja siis teiste teadlaste poolt tänan ja samamoodi ka EduSpace'i meeskonda ja kohtume siis jälle järgmisel kolmapäeval ja siis seniks, kes ei saanud täna tervet osa olla, siis edulabs.ee/Zoom, et peaks siis homme ilmuma tänase kohtumise videosalvestus ja õige pea siis ka nii-öelda meelitajana järgmise kolmapäeva slaidid, et suur aitäh teile ja siis järgmiste kohtumisteni, et see ekraan siis jääb meile senikauaks lahti, kuni viimased kunstitööd on ära tehtud. Et toredat päeva jätku ja olge siis ka vahepeal digivabad ja nädala pärast juba jälle kogenumad. Aitäh teile!